täna räägin ma tegelikult pühadeks ettevalmistamisest. Järgmisel pühapäeval on juba palmipuude püha ja eks tavaliselt juhtub nii, et me hakkame seda niisugust pühade juttu rääkima siis, kui pühad on käes, aga seekord sain nagu sellise sõnumi ja ka sellise nagu selguse, et tuleb ette valmistada pühadeks. Ja sellepärast on see nii, et veel on üks nädal kuni, võiks ütelda, selle suure nädalani ja sellepärast ma usun, et see on ka hea aeg täna nagu just neid mõtteid mõelda, et olla selleks valmis. Kuidas teen, ma loen võib-olla siin kõigepealt mõned sellised kirjakohad ja ma viin nagu mõtted niimoodi, et ühel hetkel praegu prohvet Jesaja aega ja seal Jesaja raamatu esimeses peatükis on üks selline lõik, kus on öeldud sedasi, et 14. salmis, et mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks. Ma olen tüdinud neid talumast. Ja siis on öeldud, et ilma asjata sirutate käsi ja et ma ei kuule teie palveid ka. Ja eelmine salm just ütles veel selle mõtte ka salmi keskelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühade pidamist ühte aegu. Probleem oli selles, et rahvas elas julgelt pattudes, tehti kurja, aga pühadeks tuldi väga viisakalt kokku. Ja eks ütleme, et nende pühadega on ka niimoodi, et eks nad tulevadki, need pühad ju tulevad lihtsalt, kuupäev tuleb kätte ja jõuabki meile see lugu kätte täpselt nii, kuidas me parasjagu oleme. Nii et prohvet Jesaja, prohvet Aamos, kes põhimõtteliselt on tema kaasaegne, ka tema raamatust võtan ühe lühikese koha. Ja see on Aamose raamatu 5. peatüki, kuskilt sealt 21. salmist hakkavad need mõtted. Ja ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid. Ja ma ei salli teie koosolekute lõhna, sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel. Ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naabrite mängu. Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Päris karm. Mida praegusel hetkel lugesime, sest et mis pühadeks, teeme kontserdid ja teeme midagi ilusat, eks, et siis on nii nagu tore ja meil endil on eelkõige tore, aga me näeme sedasi, et nähtavasti rahvas sellel ajal samamoodi tahtis pühasid ilusti teha. Ja hiljuti Veiko tuletas siin meelde, et kui palju seal need Taaveti ajal neid lauljaid ja mängeid ja kõike kokku oli. Ja sellepärast palju võimsam kindlasti, mida meie suudame praegusel ajal teha. Aga Jumal tegelikult ootab ja vaatab, et milliste südametega me seda teeme. Ja sellepärast täna näed selline tõsine sõnum nagu selle koha pealt, et mõtleme sellele. Nüüd, need olid Vanatestamendi kohad. Nüüd ma võtan 1. Korintuse kirja 5. peatüki ja sealt loen ka 7.8. salm. Puhastage end vanast aputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatal Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi, kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana aputaignana, halbuse ja kurjuse aputaignaga. Nii. See aputaigna lugu, ma usun, et kes ei tea, aga lugu ju selles, et pasapühade ajal oli lugu see, et nad pidid sööma hapnemata leiba. Ja siis ütleme, juut tegi väga innukalt seda asja nii, et ta raputas igalt poolt kõik hapnenud leivarasukesed ka välja, kodu puhastati, nii et seda ei tohtinud nagu majas olla. Toimus nagu see selline lugu. Aga see oli sellega nagu seotud ka, et kiire minek oli Egiptusest välja ja siis need leivad, mis siis sellel hetkel ei olnud veel hapnema läinud, võeti kaasa ja söödi seda hapnemata leiba ja sealt see tava ju selliselt nagu hakkas. Aga nüüd lugu ei ole mitte selles leivas, kas me sööme haput leiba või hapnemata leiba nende pühade ajal ja see, ma usun sedasi, et praegusel hetkel sellel ei ole tähelepanu pööratud. Kui me nüüd Jumala sõna vaatame just Uues Testamendis, siis mitte raasugi hoidu seal vere ja lämbunu eest ja teatud asjadest, ega ei ole öeldud mitte, et ära sa haput leiba söö. Sööme seda, mis parasjagu kellegile meeldib ja mida kõht kannatab. Ja sellepärast on kallid nii, et see koht on nagu vaba. Aga see teine pool, mida siin lugesime ka, et ei oleks seda kurjust
ja et ei oleks seda halvust. Noh, ütleme, et seda ei oleks tegelikult inimeste eludes. ja sellepärast on see nii, et ja nüüd me ei lähe praegusel hetkel või võib korraks ka minna, et vaatame natukene, mis seal Jesaja ajal siis oli. Sest juba esimeses peatükis on midagi nagu on öeldud selle koha pealt, et mis probleemid tegelikult olid, miks Jesaja siis Jumala käest sellise sõnumi saab, et ta üldse nii ütleb. Ma tegin veel Jesaja esimese peatüki lahti ja seal on päris, ütleme, raskelt räägitud. Üks asi on see, et rahvas on Jumala ära unustanud ja süüga koormatud patune rahvas, 4. salm ütleb sedasi, kurjategijate sugu, kõlvatud lapsed, nii nagu on neid siin kirjeldatud, olete selja pööranud Iisraeli pühale, siis öeldakse, et kuhu tuleks teid veel lüüa, teie tõrksuse jätkudes, ja siis on niisugune inimese pilt, et pea on haige, pead tablette võtma, siis on see niimoodi, et süda on jõuetu ka, midagi turgutad oma südant, eks, võtad kuukümmet või ma ei tea, mis teed, eks. Et kõik need asjad ja ütleme, et see kõik tegelikult on nagu võib-olla kaasaja pildis. Ja sellepärast ma usun, et apteekrid saavad sellest praegusel täpselt aru, kui palju teil on pead haiged ja kui palju teil on südametega hädad. Eks, et et see tuleb nende ette, tuleb see, sest et inimesed ju leevendavad nagu rohtude kaudu ka seda. Ja see pilt on täiesti selline, ikka kindlasti väga, väga võib-olla isegi kole. Aga kallid, me täna oleme tegelikult siin Jumala ees ja sellepärast on see niimoodi, et kui me Jumalat teenime, siis see on ka meie ihul on tegelikult terviseks. Aga me näeme siin, et isegi Jumal ütleb seda oma sõnas, et kuule, et ei tea, kuhu teid veel lüüa. Ja pealaest jalad allani ei ole midagi tervet, ainult need vermed ja muhud ja värsked haavad ja siis on räägitud ka maa kohta, üks asi on see, et teie maa on laastatud ja linnad tulega põletatud ja lõpp on siin nagu see täitsa, et te olete nagu Soodom ja Gomorra ja kui Jumal armu ei oleks andnud siin, et 9. salm lõpeb nagu sellega, siis me oleks üldse kadunud. Ja siis on need üleskutsed ja selle koha pealt, et kuule, neid pühi ma nii ei taha, et koos nurjatusega. Ja nüüd on nii, et aga veel on nagu juhatus selle koha pealt 16. salm. 15 on ka väga tähtis, loeme selle palve koha pealt ka. Kui te sirutate käsi, peidan ma oma silmad teie eest, kui te palvetate, ei kuule ma mitte, Jumal võib täiesti reageerida selliselt meie palvete peale. Miks? Sest te käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast, õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lestnaiste kohtuasju. No nii, ma usun sedasi, et valdavalt me ütleme, et pole ju tapnud, eks. Nendeks pühadeks mitte kedagi või teinud nagu kurja. Maailmas tapetakse küll. Ütleme, et siin rahvastel on väga kitsad kohad vahepeal, näiteks Ameerikas tehakse uuringuid, et paljud on praegusel hetkel sõjaga nõus, mis tehakse. Inimestele räägitakse mingid lood ja siis ütleme, et nüüd teeme hääletamise ja siis loetakse protsente ja osad ütlevad, andke tagant, osad ütlevad, minge maavägedega ka, tehke kõike, tead, eks, et ja ütleme, toimub selline, põhimõtteliselt on niimoodi, et ikkagi, eks nende käed saavad verd täis juba, kes selle koha pealt oma käe püsti tõstavad, et me tahame, et minge tapke teist rahvast, okei. Ja sellest Jumal näeb täpselt niimoodi ja mõtlen sedasi, et kallid, see on see lääne kristlus, millel ma praegusel hetkel nagu viitasin ja südame rahuga võib tegelikult, ütleme, minna sõdadesse, võib minna inimesi tapma ja mitte mingisuguseid probleeme selles ei ole ja leitakse õigustust, aga Jumal paneb seda tähele. Kuidas Jumala sõna ütleb sedasi, et sa pead päästma neid, keda tapmisele viiakse? Ja kas sul on mingi rahvus nimetatud? Ei ole. Kõiki, keda tapmisele viiakse. On see juut või arablane? Kaitsti juute siin, ütleme, 2. maailmasõja ajal ja tuleb araablasi ka praegusel hetkel kaitsta, täpselt samamoodi, mitte mingisugust vahet ei ole. Ja juute tuleb ka kaitsta, nad on natuke rohkem ennast ette ära kaitsnud, oma varjendeid ära teinud, paremini võiks ütelda. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et Jumal ei ole ennast muutnud ja sellepärast on see nii, et ja sellepärast mul on väga hea meel, kui ikka näen neid ukrainlasi, ka praegusel hetkel on, kes on varju tulnud tegelikult surma eest, et eriti mehed, kes on tulnud, et kes järgmisel hetkel rindele lükatakse ja enamuses on nii, et kas vigaseks või surma. Ja pisutki need sealt siis ka tagasi tulevad kuidagi päris hästi. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et see on Jumala tegelikult selline suhtumine ka praeguses ajas, kus me oleme ja sellepärast Jumal näeb kõike seda, mis on toimumas. Aga vaata, pühadega on niisugune lugu, et mis siis, et on kole. Osad inimesed ütlevad, midagi üldse selle koleduse peale mõelda, me ei kuule uudiseid, me ei tegele üldse nende asjadega, meil tulevad ilusad rahulikud pühad, soovime aga rahulikke pühi ja peame neid, kuidas oskame, tead, eks, et igasugused kombeid ja tavasid ka tekib väga palju nende ümber, olgugi, et meie oleme siin palju neid igasugu kombeid ära lükanud, et me palju kommetega nagu ei tegele, et neid muud atribuutikat, mis on aja jooksul
inimesed tegema hakanud, no neid nagu vaja ei ole, aga põhimõtteliselt on see nii, et täna on nagu selline mõtlemine, et kuidas on meie südame olukord, et kuidas me seda nagu teeme. No Uues Testamendis, no ütleme, et Aamos üsna analoogne, mis ta rääkis, ma ei hakka Aamost siin võtma, aga see Korintuse kirja lugu, kus Paulus ütleb korintlastele, kuule, pühi tuleb pidada niimoodi, et ikkagi, et ei oleks nagu pühade pidamise ajal nagu mingisugused kõlvatud. Ja sellepärast on, et milles oli siin teema? Tegelikult oli niimoodi, et kõlvatus oli koguduses. No ütleme, seal olid sellised ooruspatud ja keegi elas oma võõras emaga ja siis Paulus kirjutab, et aga teie ooblete, ega olegi kurvad, ega kõrvaldage oma keskelt seda, kes on niisugust asja teinud. Lihtsalt Paulus ütleb, kuule, jama, te elate, ma saan aru, et paganarahvas ja Korintos ja palju pattu oli selles linnas ja inimesed tulevad usule, aga Paulus ütleb, et kuule, see nii ikkagi koguduse keskel olla ei saa. Ja sellepärast on see nii, et ta lihtsalt tuletab meelde sedasi, et seda ei tohi olla. Peab olema see kasinus, peab olema tõde ja siis mitte see halbus ja kurjus ei tohi olla ka koguduse keskel valitsemas. Nii et selline väga tõsine selline nagu pöördumine nende Jumala sõna kuulutajate, nii Pauluse kui ka prohvetite poolt lihtsalt rahvale ja seoses ka just pühadega. No nii et pühad on tulemas, võtame selle hoiatuse nagu ka vastu, et nii, ma usun, et see kulub meile samamoodi ära ka, et igasugune kurjuse asi me südamest kaoks ära, sest et mõtleme selle peale, et mille peale me ka vahest vaikselt rõõmustame või, siis Jumal näeb kõike seda tegelikult, kui mingi halva asja pärast vaikselt rõõmustame, et kui teisele tehakse kurja või halba, siis Jumal nagu nägi selle ära. Ja sellepärast on see nii, et kadugu igasugune ka peidetud kurjus, mis kuskil väga sügaval on. Kui nüüd põhiliselt ma tulen selle loo juurde, mis on seotud Jeesusega. Ütleme, et üks on 700 aastat enne Jeesust ja Aamos ka praktiliselt on seal, see Korintuse kirja lugu on siis juba, ütleme seal esimese sajandi lõpupoole. Et niisugune ajas paneme need kohad paika, probleemid olid igal ajal. Aga väga suur probleem oli siis, kui Jeesus oli oma viimast nädalat Jeruusalemmas ja jõudiski kätte see aeg, kus ta ka Golgatal suri, siis kurjus oli tegelikult väga-väga suur just sellel nädalal ka. No Jeesus ise nimetas, ütles, et see on pimeduse tund ja pimeduse võimus. Ja nüüd on nii, et täna ma olen nagu lugenud seda, ütleme, evangeeliumitest ja võib-olla jõuame kõige rohkem Mattiuse evangeeliumi nagu vaadata, millist kurja tegelikult sisaldas nagu see viimane nädal, kui Jeesus oli Jeruusalemmas. No ja kus kohast ja kelle kaudu ja kiitus Jumalale, et seda meile siis ka Jumala sõnas kirjutatud. Ja see on meile täiesti selliseks mõtlemiseks ja nagu, et me mõistaksime sedasi, et kuidas kuri ennast peidab ja on. Nüüd need mõned sellised mõtted kõigepealt ennem, kui sealt võtan Mattiuse evangeeliumi lahti, loen siit neid oma mõtteid, mida ma issand ees olles, millal üleeilsel hommikul olen kirja pannud. Suur nädal, tegelikult on väga suur kurjus, peidetult. Seda kurja tahetakse väga puhtalt teha. Need ülempresside asjad, need ei lähe Pilatuse juurde kohtukotta, et nad ennast ei rojastaks. Sellepärast, et nad ei ukse taha. Pilatus, teeme nii, et mõista sina Jeesus surma, aga me oleme ukse taga puhtad. Et me ei tohi ennast rojastada. Aga millised mõtted olid tegelikult, et kuidas seda Jeesust ära tappa? Ja ütleme, aga niimoodi väga puhtalt tahtsid seda asja teha. Ja üks mõte oli sedasi ka, et teeks selle ennem pühi ära, et siis saaks rahulikult pühi pidada. Tapame Jeesuse ära, siis meil on nii rahulikult pühad tulevad. Meil on nii toredad pühad tulevad, siis meil on niisugused paasapühad, me oleme siis nii rõõmsad kõik, eks. Tahtsid seda teha. Ega see kõik päris vist nii hästi ei läinud sellel korral, sest ikka asi oli väga kole. Ja see oli, võiks ütelda, mingis mõttes nagu üks suurim kurjuse puhang siin selles maailmas ka. Ja kurb on nagu seda mõelda, et see sai templist. Need ülempreestrid, kirjatundjad, variserid, need olid kõige rohkem selle taga. Ja väliselt hoiti puhtust, aga tehti nagu seda, võiks ütelda, selle maailma võib-olla kõige kurjemad plaani. Nüüd on üks küsimus ja ma ei oska lõpuni vastata ja sa pead ise ka nagu mõtlema siin kaasa ja loed Jumala sõnast ja küsi issanda käest ka. Kui teadlikult seda tehti, vaata, kurja saab teha niimoodi, et sa ei tee teadlikult. Vaata, Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas, et kui ülemad oleksid teadnud, nad ei oleks seda auissandat risti löönud. See on väga mõtlema panev sõna. Tähendab, nad olid ikka nii pimedad, nad pidasid Jeesust lihtsalt üheks Natsareti meheks,
kes on natukese niisuguse omamoodi kiksuga, et peab ennast jumala pojaks, teotab sellega jumalat ja nemad ütles, et kuule, see jumala teotaja lihtsalt on paras ära tappa. Ja rahvas on ka kuidagi tal taga ja imesid teeb ka ja kõik, ütleme, ja nüüd on niimoodi, et vaata, lõpuni meie seda asja nagu ütelda ei saa, sest sellel ajal oli ju ka neid inimesi, kes mõistsid, mis toimub. Seal oli niimoodi, et ütleme, Jeesus sünnib, on Vaga Siimann, kes mõistis, mis on ja ütleme, et Pilatuski, kui mõtleme selle peale, samamoodi nagu ta ju ei taha seda teha, naine näeb veel öösel unenägu ja kõik need variandid ja sellepärast oli neid, kes mõistsid ja oli neid, kes ei mõistnud ja oli neid, kes tegid lihtsalt oma südamed kõvaks, sest et nendel tundus, et kuule, parem on ikka nii, kui see praegusel hetkel sünnib. Nii et vaata, lõpuni ma ütlen sedasi, et ei saa mina täna selle ütelda ja loetleda, et kes siis mõistis või mõistnud. Kõik vastutavad lõpuks, ise ju tegelikult oma tegudega Jumala ees. No nii, aga Jumal lubas sellel kurjuse plaanil nagu täide minna. Jeesus andis ennast ju ise tegelikult nende kinnivõtjate kätte. Sest et, ja see oli niimoodi ja nad olid nagu isegi nagu rõõmsad selle üle, sellepärast et kui Juudas ütles, et kui ma annan teile, Jeesuse ära ja siis nad pakuvad talle raha ja nad on rõõmsad seal. Nad on rõõmsad, et kuule, mingisugune asi hakkab praegusel hetkel lahenema ja sest, et nad tundsid nagu rõõmu sellest, et mis on nagu sündimas ja eks nad tundsid isegi rõõmu, et nad said Jeesuse ristile, eks nad natuke südana värinaga seal all vaatasid ka, tegelikult sealt alla ei astu ja et äkki seal Eelia tuleb ja tulevad äkki need inglite väed või asjad ja nad olid mures küll tegelikult seal ka. Ega nad seal muretult ei olnud seda kurja tehes ka, oli nagu näha seda. Aga see oli selline pimedus ja selline pimeduse õndsus ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et praegune hetk ainult Jumal teab. Kes on õndsalt pime, praegusel hetkel ka ma mõtlen meie riigi juhtidest ja valitsejatest ja kes on teadlik kurjategija. Ainult Jumal teab seda. Sest osad võivad olla, ma ütlen, et kui oli kommunismi aeg, osad inimesed ikka päris uskusid, et see tuleb. Ma ütlen, päris lihtsad inimesed, uskusidki, sest räägiti, et tuleb, Ja inimesed usuvad, usk tuleb kuuldust. Ja kui seda kuulutati ja räägiti, siis see tuli ja osad inimesed võtsid päriselt sedasi. Ja sellepärast on see niimoodi, et nüüd on nii, et vaata, me saame erinevat sellist infot ja mida inimestele räägitakse ja kui ühele räägitakse näiteks Jeesuse kohta väga halba, siis ta usub, et ta on väga halb, et teda tuleks ära tappa ja hävitada ja teisel on oma hea kogemus, siis ta arvab teisiti ja sellepärast nii täpselt on, aga Jumal üksnes teab ka praegusel hetkel, et mis on siin tõeline ja mis ei ole tõeline ja isegi see tõeline eksimine, ma mõtlen. Ja vaata, kui inimene tõeliselt eksib, ma usun, et see on erikategoorias, aga kui sa teadlikult teed kurja, see on väga, väga raske lugu. No nii, siis on nii, et kui Jeesus sureb ristil, eks, templi eesriia käriseb lõhki. See oli natuke see selline, kuidas ütelda, selline varjatud paik. Sest et vaata, seal olid preestrid, see oli see kõige püham paik, kus see läks ülevalt alla, läks katki. Nüüd on see selline lugu, et vaata, nendel oli selline, et tuled oma jumala kotta ja ma ei tea, trumm on katki läinud või tead jamad, et siin on juhtunud, et kõik ei näe, sest ainult trummimingi näeb, et kuule, lõhki on otsast lõpuni see nahk seal, eks. Ja mõtled sedasi, hea küll, et paneme midagi peale ja saame selle asja kuidagi ära. Meile jääb varju see, kuidas see eesride kärisemine ära summutati. Sest see olla päris paks olnud ja ütleme selline, et kuidas, ütleme, et meil edasi on nagu vaikus selle koha pealt, sest tühjagi ei räägita. Sellepärast aga paistab sedasi, et kui ei räägita, siis on nagu, ütleme nagu Estonia õnnetus, et parem ärme räägi. Las ta olla seal ja mis me sellega tegeleme, et kui hakkame rääkima sellest asjast, meil tuleb probleeme. Aga kui me ei tegele selle asjaga, siis on meil lihtsalt kergem. Okei, ja inimesed teevad need otsused, saab ju osad asjad ära peitu panna. Sellel nädalal, järgmine mõte, valed ja rahad, Juudale antakse raha, pärast Jeesuse ülestõusmist antakse nendele Rooma sõduritele rohkesti raha, et valetage. Lihtsalt see on selle nädala selline kurjuse tavaline käitumine, mida nad tegid. Ja ütleme, et Mattiuse evangeelium ütleb väga selgelt sedasi, et selles vales elatakse tänapäevani. See vale oli mis? Et jüngrid varastasid Jeesuse ära, kui valvurid magasid. On aga valvurid. Jäid magama. Tead, ja nemad peavad enda peale ja siis nad ütlevad, et kuule, et aga igal juhul, et kui valvur jääb magama, siis on talle see eluohtlik, et niisugune valvur lüüakse maha, siis on niimoodi, et jälle nad ütlevad, küll me hoolitseme selle eest, et ellu ka veel jääte. Et muidu saate raha küll, aga maha ka äkki lüüakse veel. Ja et väga keeruline oli see. Ja sellepärast see vale on tegelikult kehtimas. See kehtib tänaseni. Sest Iisraelis praegusel hetkel nad tõega ootavad oma messiat praegusel hetkel. Täiesti ootavad messiat.
teevad oma ettevalmistuse, saaks selle 3. templi ka palla ja aga no Jeesus on ammu tulnud 2000 aastat tagasi juba, eks. ja sellepärast, aga vaata kui selles pimeduses asjas ollakse, no siis lihtsalt niimoodi on. Nüüd täna Paulus ütleb oma Efesuse kirjas sedasi, et vaata, me peaksime olema need, kes me paljastame neid pimeduse kuritegusid, mis on ka praegusel hetkel. Ütleme, prohvetid paljastasid, mis oli Jesaja ja Aamose ajal ja Paulus paljastab seal, ütleb korintlastele väga otse seda asja. Ja praegusel hetkel on niimoodi, et meie oleme ka, vaata, valdavalt on ju niimoodi, asud on meil ju kinni. Me omavahel võib-olla mõnda asja räägime, kus me saame aru, et no täielikku jama tehakse. Aga no midagi teha ei ole, sest üldiselt nagu rääkida ei saa, sellest võib ju tekkida probleeme meil. Sest et kui me hakkame nagu midagi paljastama ja rääkima, on üksikud hääled, kes julgevad praegusel hetkel nagu tõde rääkida ja ütelda. Ja me peame neid väga õnnistama, kes on nagu, ja mõtlengi, et ega me kõik ei ole kutsutudki tegelikult, ega see jutlus ei ole täna selleks, et me nüüd kõik hakkame nendeks prohvetiteks, et kirjutame oma prohvetiraamatu valmis ja hakkame siin, ütleme, paljastama seda elu, mis on ümberringi. Ei, seda sa pead tegema täpselt. Kui sa oled see Reits või see Kaarep või siis sa tead ise seda, aga ära ise lihtsalt hakka siin tähtsaks. Ja sellepärast, kui sul Jumal käsib midagi paljastada ja rääkida, siis sa pead ainult seda tegema. Ja nii, et nii ta on, et nüüd on lihtsalt, ütleme, kurjus on siin selles maailmas, kus me saame aru, et kurja tehakse ja kedagi surma viiakse ja sellepärast on see nii, et siis meie asi on tegelikult reageerida, kas või vaikselt reageerida, lihtsalt päästa ja peita mõnda inimest surma eest ja see on suureks õnnistuseks tegelikult, kui seda tehakse. Peideti inimesi küüditamise eest ja see kõik on, kus päästeti tegelikult inimesi surmast, see on olnud alati väga hea. Ja sellepärast nii ta on, et no näiteks kui seda kirjutasin, tuli meelde see Roosmari, vaata ma ei oskagi, ütleme, et tema kindlasti ta neiu nime ütelda, abielus see nimi enam ei ole tähtis, sest et tema nüüd isa oli Hitleri lähedane ohvitser. Hitler oli ühesõnaga selleks risti isaks Roosmarile. See, kes seda klõuvärki siin ka, kes siin Eestis on isegi meie koguduses olnud, sa mõtled sedasi, et Hitleri ristitütar on olnud meie koguduse keskel, on olnud siin ja jaganud head sõna, jumala sõna, saate aru. Aga teate, mis see isa tegi? Isa hakkas Hitlerile vastu. Mina selle tapmisplaaniga, mis on Hitlerile, nõus ei ole. Kõrge ohvitserina hakkas vastu ja kaotas oma elu. Naine ja tütar olid põgenikud. Lihtsalt põgenesid. Aga vaata, peab olema julgust. Praegusel hetkel on ka neid inimesi, kes on hakanud vastu. Ütleme, kas või presidendi kõrvalt, ma panen oma ameti maha, aga selle jamaga ma ei tegele. Osad ajakirjanikud kaotavad oma positsioonid ja asjad, kui nad hakkavad tõtt rääkima. Ja kallid, sellepärast ega nendel inimestel, kes nagu teevad selliseid otsuseid, see võib tähendada sedasi, et kaotada oma elu. Ja ütleme, et nagu see Charlie Kirkwood, lihtsalt lasti maha, sest ühel hetkel, et ei meeldinud see tõe hääl, mis on. See olla küll nüüd praegu Ameerikas ikkagi teinud niimoodi, et rohkem rahvast on kogudustes. Inimesed tulevad lihtsalt selle peale, et vaata see, need, kuidas ütelda, need märtrisurmad sellises mõttes põhjustavad tegelikult nagu hoopis seda, et hoopis hakkab seda vilja sisse tulema. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kurja tehakse siin selles maailmas. Ja nüüd on niimoodi, et eks suur vastutus on nendel, kes seda mõistavad ja teavad. Kes on nagu kaasas, ütleme, et kes lähevad nagu nende asjadega kaasa praegusel hetkel, et kus tehakse kurja. Mis praegu Venemaal tehti, Siberis tehti nii, et hakati äkki loomi tapma seal, et mingi taud on lahti. Rahvas läks mässama ja vist saadi see asi nagu pidama praegusel hetkel. Aga seal on kõik, igasugused ametnikud ja politseid ja kõik ja viiakse su lehm kodust ära, pistetakse põlema ja tead, aga et mingis teises varmis, kus öeldakse, ei, sinna taud ei tule, et meil on seal niimoodi tehtud, et sinna ei tule. Aga teie koju tuli, et teie lehma võtame ära ja hukkame ära. Täielik kurjus, mis tegelikult, vaata, praegu on niimoodi, et üleüldiselt on maailmas nagu mingid kurjad asjad on teoksil ja siis teised teevad ka, et praegu on nii suur segadus, et seda minu väikest pättitegu praegusel hetkel keegi nagu tähele ei pane. Üks hea suur segadus praegusel hetkel maailmas ja ma teen ka praegusel hetkel. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et ärme mõtle nii. Ja sellepärast on see nii, et vaid pigemini on niimoodi, et kus need asjad on, neid tuleb paljastada. Ja teate, kallid, suurel nädalal tõde jäi tõeks. Vaata, tõde on üks selline asi, mida üldse ei pea kuidagi nagu õigustama. Absoluutselt ei pea. Vale peab ennast alati õigustama. Ja kus on väga palju õigustamist, seal on vale mängus.
ja sellepärast on see niimoodi, kui kõikidele niimoodi, te peate rääkima, te peate kirjutama ja te peate tõestama, et see asi on hea, siis asi hea ei ole. Sest et hea asi ja õige asi ei vaja selliseid tugesid. Valed vajavad tegelikult neid tugesid. Ja sellepärast, ütleme, et Aamose raamat ütleb ise seda, et kurjal ajal on tark olla vait, eks. Ja kui sa saad selle sõna, siis ole vait. Et ära topi oma juttu igal pool vahele. Aga seesama see Esteri raamat, kui me loeme sedasi, aga kui sina vaikid, siis tuleb abi kuskilt mujalt. Ja sellepärast on niimoodi, et keegi meist võib olla see, kes ei tohi vaikida. Sellepärast on niimoodi, et kui sind selleks missiks valiti, siis sa vait olla ei tohi. Kas oli üks mingi Nigeeria miss kunagi, kui valiti, täitsa see maailma missi valimiste võistlus, austlik tüdruk oli ja kohe, nii kui tal anti sõna, ta ei hakanudki mingit vaeslapsi seal hooldama, vaid ütles, et midagi head ütles Jeesuse kohta. Ta kasutas hoopis selle hetke, muidu kõik on niisugused, aga mingi head tegema nendele nõdrakestele, eks kohe tead, ole mis ja õudselt hea tegija. Aga see tüdruk taipas ära ühel korral sedasi, et kuule, et hoopis ma tõstan Jeesuse kõrgele. Et sellepärast ma nii ilus olengi. Aga kallid, ja sellepärast on niimoodi, et ja ma mõtlen sedasi, et ma ei mõtle ainult praegu neid missivalimisi, et tee seal midagi suud lahti teete. Vahet ei ole nendega, nendel väga palju see ei mõju, aga ma mõtlen need, kes valituks osutavad Riigikogudesse, peaministriteks, presidentideks, ütleme, et kas või linnas või vallas kuskil oled mingisugune valitud isik. Vaata, siis sinul on see Esteri vastutus, mitte vait olla. Mitte, ütleme, et kui sa saad teada, et kurja tehakse. Ega Ester ka kohe ei teadnud. Mordokai oli tal siuke hea onu seal, ütleme, kes oskas talle ära seletada selle skeemi, mis praegusel hetkel toimub. Andis talle teada, aga ütles, et sinu asi on praegusel hetkel kuningale selgeks teha, mis siin on praegusel hetkel toimumas. Ja sellepärast on see vastutus tegelikult väga suur just nendel valitutel. Aga tead, valitud kaotavad oma positsiooni, äkki lüüakse minema, äkki tehakse mulle mingisugune must plekk külge, et küll leitakse ikkagi, kuidas mind ära määrida ja ja tead, inimesed kardavad selle pärast. Ja eks Ester ka abistas, ta kutsus üles palvetama ja paastuma ja tegi seda ise koos oma kaaslastega seal ja siiski ta sai sellega hakkama. Nii et nii ta on. Nii et ja ütleme, et õpetuse sõnad, esimene peatükk räägib sedasi, kuidas kurjal on oma plaanid, lähme röövime, valame süütud verd, saame varandusi, oleme koos, oleme lepingus, olgu meil ühine kukkur. Ma ei hakka lahti tegema, aga see on niisugune tavaline, ütleme, kurjuse selline plaan, et nad otsivad omale need kaaslased, kellega koos nagu teha ja siis nad seal tegutsevad ka. Praegu on niimoodi, et üks sõna, mida tuleb ka ütelda sedasi, et on suur kaose tekitamine siin selles maailmas. Seda kaost on, kellel on vaja? Seda on vaja metsalisel, ütleme, antikristusel, selle Kristuse vastasel on vaja seda. Sest et tema tuleb siis ütlema, aga teil on siin niisugune jama majas, et ma nagu aitaksin teid ilusti jälle sirge tee peal tagasi. Ja inimesed hakkavad sellest kinni. Me peame sellepärast, kallid, selle asja ära tundma, sellepärast, et ta ei tule mitte selle ütlemisega, et ta tuleb siin nagu mingit kurja tegema, vaid ta tuleb ikkagi head tegema. Nii et see on niimoodi. Sellel suurel nädalal, mis väga toimus, oli veel ka sedasi, et rahva nagu mõtteid ja ajusid pöörati väga selgelt. Seda tegid jälle need ülempreestrid ja kirjatundjad ja kõik, kes seal olid väga hoos. Nad rääkisid rahvale, et vaata, nii tuleb näha, et Jeesus risti lüüa ja Barrabas tuleb lahti lasta ja nad seda saavutasid, sest rahvas hakkas seda ka karjuma. Nii et nii on. Nüüd, kallid, nii nagu siin täna ütlesin sedasi, et võtame selle koha nagu endale, et kui midagi vajab väga õigustamist, siis kontrolli järgi, mis asi see su elus on. Tõde ei vaja õigustamist, siis võib olla see, et su elus on midagi valesti ja sellepärast on niimoodi, et seal võib olla see probleem ja mida sa enda sees või teiste ees või kuskil oled õigustamas, siis on see tegelikult kehva asi. No nii. Nüüd, nagu ütlesin, et ei tea mina seda lõpuni, kas on teadlik kurjus või kavalus või mis iganes seal kellegi südames oli, aga jumal seda mõistab. Üldiselt on niimoodi, et kui leitakse, et mingi eesmärk on nagu väga õige ja hea, siis ükstapuha, mis vahend on õig. Nii nagu nad alati ütlevad, et see eesmärk, igasugused abinõud ühe mingi hea ja püha eesmärgi nimel, need on kõik õiged ja siis tehakse igasugu kuritegusid ka just sellises olukorras. Nii et seal toimub, ütleme, teadlik valetunnistajate otsimine ja kui saad aru, et kui loetakse, et kes oleksid valetunnistajad ja sellepärast milline tegelikult see maailm tegelikult on. Aga põhimõtteliselt on see nii, et
ja kui ütleme, et korraks nagu veel tagasi minna, kui Jeesus sünnib, Petlemma lapsed tapetakse, meile piibel sellest kirjutab, eks, et Petlemma ümbruse lapsed tapetakse, prohvet juba kuulutab ette, et raamast kostub seda nuttu, sest lennatakse lapsi tagasi, sest Herodes mõtles, et kuule, et igaks juhuks, et saaks selle Jeesuse kätte, aga ei tea, kes ta on, et lööme selle piirkonna need väiksed maha, siis äkki tabasime teda ka. Ja tehakse selliseid asju ilma silmapilgutamata, arvatakse, et see on hea. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et eks see, ma mõtlen sedasi, et see samamoodi on, et kas või ma mõtlen, et mida meie mõistusesse viidud kas või abordid, see on, noh, et see ei oleks nagu laps, aga tegelikult on laps. On tegelikult, ei ole, see on uus inimene täiesti, kes on seal sündimas, see on täiesti oma vereringega, oma veregrupiga, ta on täiesti, kõik, oma eluplaaniga, kõik on täiesti, ütleme, selline asi. Ja siis teine inimene otsustab, et aga sina ei pea elama. Et et me ei taha, et sa elad. Teate, see mõtteviis on nii raske. Juhtusin hiljuti just siin rääkima lihtsalt ja ütles, et noored naised ei taha praegusel hetkel lapsi saada, sündimus on väike, et nii ebakindel on see asi ja teate, kuidas see kõik see lugu on siin selles maailmas. Kallid, Jumal ei ole ennast muutnud, ta ütleb ikkagi, et saagu teid palju. Ta ei ole seda ütelnud, et praegu tõmbame tagasi. Ei, saagu teid palju, see on Jumala plaan algusest ja see jääb. Ja sellepärast on see nii, et jah, ja kui Jeesus hakkab tegutsema küll, siis tõustakse varsti, ütleme, nende Jeesuse tegude vastu ka, mis tegelikult olid head. Aga nüüd on nii, et üks lause, mis meile kõlab, ma usun sedasi praegusel hetkel üsna õieti, et enamuses ütleksid selle peale aamen. Et mõtle positiivselt, aga ma praegu palun, et ära ütle selle peale aamen. Kas sellel suurel nädalal sai mõelda positiivselt? Mida siis seal ülempreestid ja kõik tegid ja mõtle positiivselt? Kui me nii pühaks läheme, et see oli paasatall ja see oli ohver ja vaata, mis tehti. Ei, me nii ei tohi tegelikult mõelda. Me peame ikkagi päris otse mõtlema ja sellepärast on see niimoodi, et kui Jeesus tuleb Jeruusalemma, ta ei ütle, et kuule, mõtleme positiivselt, vaid ta nutab selle linna pärast. Ta ütleb, et siin jää kivi peale. Jeesus, miks sa ei räägi positiivselt? Räägi, et ikka jääb. Aga kallid, seda templit ei ole siit saadik. Täna ka ei ole. Nutumüür on seal. Sest Jeesus ütles, et siin ei jää kivi peale. Tänaseni ei ole seda. Ja sellepärast on see niimoodi, et töötame, me mõtleme positiivselt ja mis me halbu mõtteid praegu selle mõtleme, et ikka usu inimesed võtame käest kinni ja räägime mingit teist juttu. Aga me teeme praegusel ajal selliseid asju. Paneme silmad kinni, et me ei tea seda asja. Kallid, me ei tohi tegelikkusele tegelikult niimoodi peale vaadata. Me peame mõtlema tegelikult päriselt. Ja Jeesus nägi sedasi, et väga kurb saatus tuleb Jeruusalemmale. Ja sellepärast, kui ta seal nende Luuka evangeelium räägib, et Jeruusalemma naised, et nutke ise endid ja omid lapsi. Et seda tegelikult on vaja teha, et mitte, et ärge nutke mind, et ma olen peksa saanud ja nüüd seal varsti risti lüüakse. Ja sellepärast see oli, nagu kuidas ütelda, selline päris tõeline asi, milleni, ütleme, Jeesus tahtis nende mõtteid tegelikult viia. Ja sellepärast kiitus Jumalale, näed, et oleme võinud praegusel hetkel need asjad nagu silmad ette tuua. Ja sellepärast on nii, et teeme nii, et me lihtsalt ei suru ennast praegusel hetkel seda maailma, kõike seda, mis siin ümberringi toimub, lihtsalt kuidagi, et sunnime ennast positiivselt mõtlema, et kõik tuleb heaks, et kõik tuleb ikka kasuks meile, mis seal iganes praegusel hetkel on. Ei tea, et ikkagi osad asjad tuleb ütelda, kus tehakse kurja ja seal tuleb ikkagi see paljastada ja ütelda. No nii, nüüd on niimoodi, et lähen nüüd nagu Mattiuse evangeeliumi juurde, ma teen Mattiuse evangeeliumi lahti, sellepärast tegelikult kõik evangeeliumid seda suure nädala sellist lugu räägivad, aga võtan alguses nagu Mattiuse evangeeliumist, võtame selle, kus Jeesus sõidab, kuninglikult sõidab Jeruusalemma. Ja see on Mattiuse evangeeliumis 21. peatükk. Ja see on prohveteeringu täitumine. Siin kirjutatakse seda, et ta ees ja sellest sõidab, ta tuleb kui rahu kuningas, 21 ja 5. Ütelge Sioni tütrele, näe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaelsi seljas, sälu seljas, kes on koormakandja, loomavarss. Ja niimoodi ta sõidab sinna. Aga nüüd tuleks lugeda Sakaria raamatu 9. peatükist, sest sellest on seal juttu ja see on 964 lehekülg, minul on lehekülg ka kirjutatud. Leiab kiiremini ja seal on nüüd, kuidas Sakarias 9, 9 ja 10.
ütleb selle asja kohta, ütleb nõnda. ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar, vaata, sulle tuleb su kuningas, õiglane ja aitaja, ta on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eeslisalu seljas. Ja oligi Hosianna. No sellepärast, et täpselt nii see oli ka. Aga nüüd loeme seda 10. salmi. Mina hävitan Efremis sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast. Sõjaammudki hävitatakse ja tema kuulutab rahvale rahu ning valitseb merest mereni, Vrati jõest ilmamaa ääreni. Praegusel hetkel on samamoodi, et mis seal Iisrael peaks valitsema, need piir aetakse taga, sest Jumal Abrahamile ju rääkis, siin rääkis ka, et Jeesus valitseb Vrati jõest ilmamaa ääreni, veel rohkem, eks. Ja tema valitsemine on selline, et hävitatakse sõjavankrid, mina hävitan Eframis sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Aga teate, praegusel hetkel sellel maal on väga palju relvi. Tõesti on palju relvi. Ma olen ühe korra käinud Iisraelis ja ma olen tagantjärgi ühte asja mõelnud. Ma käisin selles tankimuuseumis ka, mis on Iisraelis. See on, öeldakse, et maailma suurim tankimuuseum. Tead, mu süda ei olnud seal rõõmus, kui ma olin. Ma mäletan seda emotsiooni, mis mul oli. Ma ise mõtlesin, kas ma olin väsinud reisist või et ma ei vaimustunud tankidest. Ma käisin tülpinud seal lihtsalt, mõni oli pooleks lõigatud, et näed, kuidas tank on oma sisemuselt ehitatud ja teate, lihtsalt oli need siis sildikesed juures, ma natukese vaatasin ja mul oli selline, tühja ma neid siin vaatan, tead, neid tanke. Praegusel ajal ma usun sedasi, me saame kõik aru, et need droonid tulevad ja teevad tankidele kõigile ära, nendel ei ole mingit mõtet, et nad seal muuseumis võivad ka olla. Ja sellepärast on see nii, et elu on ka nii muutunud. Aga vaata, see südame selline tunne lihtsalt tuli mulle meelde, kui ma lugesin, et Jeesus, sina hävitad nad kõik ära. Ja teate, aga millal oli mul rõõm, kui mulle räägiti sedasi, et kui Iisrael oma maad võttis ja kui nendel tanki ei olnudki, et nendel oli traktor tanki asemel. Ja seega oli lihtsalt selline, et sõitsid põita mäe otsa ja siis, tähendab, ratastraktor oli ainult veel, isegi lintidega ei olnud. Ja sõidab üles ja siis veereb sealt alla ja paneb uuesti käima, põita üles ja siis teine pool loeb, et üks tank tuli ja teine tank tuli ja nüüd on seal juba mitu tanki ja kõik on seal mäe otsas varsti meie vastu, aga tegelikult ühtegi. Aga vaata, kui seda lugu kuulsin, mu süda oli rõõmus ja neid lahingud nad võitsid ka. Ja sellepärast, kallid, ma ei tea, vaata, sellepärast on see niimoodi, et see kurjus on siin selles maailmas, seda õigustatakse, seda tehakse, aga ma ei tea, ma olen saanud täna tõesti sellise sõnumi, et olla pühadeks valmis niimoodi, et me ei oleks kurja taga kiitmas, et me ei karjuks, et laseb Barrabas lahti ja löögi Jeesus risti. Et me ei oleks lihtsalt sellised ärapestud ajudega siin, kristlased, kellel on lihtsalt räägitud, et nii on õige, võtke see seisukoht, te peate seda lihtsalt tegema, sellepärast, et nii me ümberringi siin räägime, sest need ülemad, need ju teavad täpselt, kuidas on vaja praegusel hetkel. Aga kallid, me tegelikult vastutame igaüks selle südametunnetuse järgi, mis on meil. Ja sellepärast on kallid nii, et võtame seda sõnumit täna lihtsalt vastu ja las püha vaim teeb me sellest tööd. Ja nii nagu on, nagu Veiko, kes ütles, et katsuge jutt läbi, katsuge ise ka läbi, aga mina samamoodi lihtsalt räägin seda, mida olen saanud. Ja teate, mul oli päris võitlus selle koha pealt, kas mitte rääkida. Mitu korda küsisin, kas niisugust juttu tuleb rääkida rahvale. Aga sain ikkagi, et räägid, andsin sulle ja räägid, midagi teha ei ole. Jeesus läheb Jeruusalemmas, kui ta läheb sinna Jeruusalemma, kuninglikult sõidab sisse, ta varsti läheb templisse ja kuidas ta nimetab seda kohta, ta nimetab seda röövlikoopaks. Aga see peaks olema kõigile rahvastele palvekoda. Aga te olete teinud selle röövli koostamiseks. Ta teeb korraks selles templis sellise, hetke, kus ta ajab välja need loomad ja rahavahetajad sealt minema ja see oli eriti just see paganate eesõu, kus ta seal tegutses, eks. Ja nüüd on see selline lugu, et ja siis tulevad inimesed ta juurde, tervenevad, siis on kiituse hüüdmine poiste suust ja üks selline hetk, aga varsti ta jätab ja läheb nende juurest ära. Ütleme, et kõik loksus tagasi sinna kindlasti, sest et ei seal Jeesus seda asja lõpuni muuta saanud, ta sai korraks näidata, mis võiks olla templis, kui tema on templis. Ja kuidas inimesed tervenevad, vabanevad ja milline rõõm on tegelikult selles paigas. No nii, aga see rahvas ei mõistnud tegelikult seda ja seda armu katsumist ja pakkumist ja mis nende võimalus oli. No siis ta käib ja vööbib seal Betaanias ja Betaanias oli õnneks häid ka seal, ma tänan, et äärest ei jõua palju rääkida. Aga ütleme, et siis ta neab selle viljatu viigipuu
otsides vilja, tal on nälg, ta tahaks süüa saada, aga ta ei leia, see on seal Mattiuse 21, 18, 22, kus on see viigipuu neetmine. aga see oli pilt sellest, et Iisrael ei kanna vilja ja ta lihtsalt peab ära kuivuma. ja sellepärast on see nii, et see oli lihtsalt üks tähendamise sõna selle rahva kohta just selle viigipuu kaudu ka. Jeesuse meelevald häiris, sellepärast et kui ta siis jälle tagasi tuli sinna pärast seda, kui ta oli eelmisel korral selle templist oli need rahavahetajad ja loomad välja ajanud, siis küsida, kus sul see meelevald on. ja teate, ta küsib küsimuse vastu. et aga kus koha pealt oli Rist Johannes, kas ta oli jumalast või inimestest või kust kohast ta pärit oli? Nad ütlesid, me ei tea. ja teate, nad ei tahtnud võtta nagu vastutust. järgmine mõte, nagu mul selle koha peal on siin, on selline, kui paljud inimesed ei taha vastutust võtta. no jälle ma ütlen nende suurte estrite pihta, kes seal Riigikogus istuvad ja nad lähevad hääletamise ajaks minema. Nad teavad ju päevakorda, nad ei tule kohale, sest nad ei taha ütelda ei ega ei taha ütelda jaad. ja siis nad mõtlevad, et nad on kõige puhtamad, et nad kuskile kas lähed reisile või lähed lihtsalt välja kuskile ära. ja inimesed niimoodi, aga teate, jumala eest ei ole peidetud. Jumal teab täpselt, oled sa seal ukse taga ei või jaa. Või kus kohta sa ennast ära peitsid sellel hetkel, kui tegelikult otsust pidi tegema. ja sellepärast seal templis oli samamoodi, Jeesus ütles, et hea küll. Teie siin praegusel hetkel manipuleerite ja te, ütleme, ei taha mingisugust vastutust võtta ja seisukohta võtta. ja sellepärast, kallid, tegelikkuses on niimoodi. Me ei saa olla sellised, et meil ei ole seda eid ja jaad. Mis on üle selle, on kurjast. Ma olen alati sedasi hädas olnud, et kui mingisugune hääletamine, et on sedasi, et ei ja jaa ja erapooletu, põhimõtteliselt on see niimoodi, et seda varianti nagu tegelikult olema ei peaks. Ma ütlen hea küll, et kui osad inimesed ei saa üldse sellest asjast aru, et milles on nagu teema. Aga me näeme sedasi, nad kallutlevad, ütlevad, kui me ütleme, et jumalast oli Rist Johannes, miks te ei uskunud siis? Aga kui me ütleme, et ei olnud jumalast, siis rahvas tuleb kallale, sest rahvas arvas küll, et on jumalast. Nad olidki sihukese koha peal, et me ei tea. Aga miks te siis seal olete, kui te midagi ei tead? Ja sellepärast aga kallid, tegelikult nad teadsid üht ja teistpidi, sest osad ju tegelikult mõistsid väga hästi seda, mida ka Rist Johannes rääkis. Jeesus ütleb seal samas, et kuule, tölnerid ja orad saavad enne teid Jumala riiki. Ja sellepärast, et vaata, kui need religioossed juhid, kes olid ise tegelikult väga ohtlikus olukorras, kes olid kurja tegemas teadlikult ja võiks ütelda, osad võib-olla ka mitte teadlikult, olid võib-olla niisuguseid siiraid rumalaid. Aga kallid, praegusel hetkel on see nii, et vaata, meile nagu eeskujuks on see, et vaata, need tölnerid ja orad, need reageerisid nagu kiiremini. Orrab vaatas sedasi, kuule, variant, ma teen kohe Iisraeli kokkuleppe, et minu isapere ellu jääks. Kogun kõik see kokku ja lepime kokku niimoodi, et pääseme siit. Sakjus tuli ka ruttu puu otsast maha, üks tölner. Teeme asja korda, tead. Sest et ta nagu haistis, kus koha pealt hakkab õnnistused tulema. Ta sai aru, et ma teen muudatuse. Aga tead, osad siukses, võiks ütelda sellises, ütleme, suures tuimas pimeduses, nagu Johannese evangeeliumis, pime saab nägijaks, sünnist saadik pime saab nägijaks. Ja oleks see niisuguses pimedas vihas. Kus seda võis, et ta nägema võis hakata? Ja ollakse selles, et kuule, kes Jeesus tunnistab, selle viskame kogudusest välja. See oli sünagoogist, sellises mõttes. Ja oli selline pime viha tegelikult, mis valitses, ütleme, nende inimeste hulgas. Nii, siis Jeesus räägib ühe tähendamise sõna seal templis, räägib viinamäe rentikest. Et vilja ei tule, annan selle viinamäe nende kätte, kes vilja kannavad. Seal on lausa kirjutatud, nad said aru, et ta rääkis neist. Selle üle öeldud, et nad aru ei saa. Aga see võis tunduda sedasi, et mitte, et nagu Jumala poeg räägib või üks niisugune Natsaretist, see Joosepi poeg või mis igas või Maaria poeg, nad tahtsid rohkem ütelda veel, et oleks nagu solvavamalt rohkem öeldud. Ja sellepärast on see nii, et püüdsid nagu niimoodi suhtuda, aga Jumal ise teab, kuidas nad tasse suhtusid, kas kui Jumala poega, keda nad ära lükkasid, või kui tõesti pimedalt lükkasid ära, et arvates, et ta on lihtsalt inimene. Nii ta on. Nii et, ja siis on nii, et Jeesus räägib, et kutsutakse pulma, aga lähme põllule ja kaubale. Kõik need asjad on tegelikult nagu sellised praeguse hetke analoogid. Ja siis tulevad ühesõnaga maksuraha küsijad seal, et uurivad sedasi, et kuule, et kas tasub maksuraha maksta. Ja tegelikult 22.18 on öeldud, Jeesus tundis kurjust nende südames. Ja sellepärast, kallid, mul on, ütleme, et kui nagu Karjasele on täiesti siiraid küsimusi esitatud.
ja ma olen seda ka kogenud, kus tullakse mind kiusama ja esitatakse mingisugune küsimus. Aga vasta nüüd sellele, aga vasta nüüd. Tead, siis teeb nalja lihtsalt, seda ma saan aru, et sa ei tahagi tõde teada, sa lihtsalt tahad praegusel hetkel, et äkki sain sulle panna siukse küsimuse, et oled kuskile jäänud nagu hätta, tead. Ei jäänud Jeesus hätta ja tead, ja kui sellised hetked on nii, ei jää meiega hätta, püha vaim aitab meile, mida siis ütelda. Ja sellepärast on see niimoodi, Jeesus ütles, näidake raha, keisri pilt andke keisrile, jumalale jumala oma ja keisrile oma, nii et pangaga edasi. Et ei ole mitte midagi halvasti. Siis tulevad saduserid, kes olid templis tegutsemas. Ja sellepärast, et teate, tegelikult see saduserid olid ikka üks huvitav kamp küll sellel ajal. Nad ei uskunud ülestõusmist, nad ei uskunud igavest elu, nad olid üks uskmatu rahvas, kes oli seal, ütleme, templi ümber toimetamas. Ja siis nad teevad selle karikatuuri, et vaata, seal üks naine ja 7 venda, kõik olid abielus ja kelle omade seal ülestõusmises on ja niisugused jutu ajasid. Mõtlesid, et Jeesus jääb hätta selle asjaga. Aga kallid, teate, see lugu on see sama. Kui panna päris küsimused ette, me ei ole niimoodi, et paneme siin küsimused ette, aga seda on tehtud, uuritud usklike hulgas. Ütleme, et kas usud saatana olemasolu? Ei usu. Tead, see on väljamõeldis. Eks tead, usklikud vastavad nendele, kui neid uuringuid tehakse, tead, ma ütlen sedasi, ma arvan sedasi, et meil selliseid inimesi nagu vist väga palju ei ole. Aga teate, osad on vist niimoodi, kes vaikselt oma südames kahtlevad teatud asjade üle. Sest see on niisugune näbi, tead, kõik suuad, et ikka, et need asjad on nii. No kuidas ma siis ei saa siis niimoodi, tead, siin nii küll ollikene olla, et ma hakkan teistmoodi rääkima, et ma siin räägin sedasi. Aga tead, Jumal näeb sedasi, oled sa see saduser, oled sa see variser, no kes sa oled tegelikult, Jumal nagu seda näeb. Ja sellepärast on see väga hoiatav on tegelikult on see selline lugu. Siis on üks seadusetundja mõttes, et kuule, sest seadusega, et ei tea, mis see siis suur ja tähtis on. Aga Jeesus tegelikult paljastab. Mattiuse 23 on selline positiivse mõtlemise peatükk. Jeesus ütleb positiivselt niimoodi, ütleb sedasi, et kuule, need, kes teile neid koormaid, need kirjatundjad ja variserid selga seovad, nende jutt on õige, aga nende teod on valed, ärge nende tegusid järgige. Nad, mõelge positiivselt, nad seovad teie õlgadele raskeid koormaid. Mõelge positiivselt, nad teevad pikki palveid, sellepärast, et olla ise tegelikult hästi, nagu kuidas öelda, vastu võetud ja tunnustatud rahva hulgas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja nad ülendavad endid, ega nad teisi teenida ei taha, 23.12 juba räägib seda. Ja siis on niimoodi, et mõelge positiivselt, nad ise ei lähe taevariiki ja nad ei lase teisi ka. Jeesus paljastab tegelikkust. Ta ei hakka seda Jeruusalemma olukorda ja seda ilusaks värvima, et kuule, et ikkagi Jeruusalemm, ikka suure kuninga linn ja kõik on selline, mida me siin jama ajame praegusel hetkel, kõik on ju hästi, kõik on ju kallid. Ei, absoluutselt ei ole niimoodi. Ta ütleb, et ja siis, kui kellegi kätte saate, siis te teete sellest 2 korda hullema põrgulise, kui te ise olete. See on Jeesuse selline sõnum. Siis ta ütleb, aga te tegelete sääskedega, aga suured miljonid te peidate. Aga see on tüüpiline. See on nii tüüpiline, mul tegi nalja ka, kui ma olin natuke, 6 aastat olin nagu selle volikogu kaudu ja vahepeal linnavalitsuses. Volikogu komisjonis, sotskomisjon, arutame mingeid väikseid summasid. Selle, sinna, sellele anname nii. Ei, kas anname või anna. Suured summad läksid iseenesest kõik oma paika. Ja siis, aga meil jäeti niisugune tunne, et me nüüd juhtisime ja arutasime seal kangesti võimlesime nende väikeste summade juures. Sääskedega tegelesime. Ja siis öeldi, et nüüd te valitsesite praegusel hetkel. Ja sellepärast on kallid, see on läbi aegade niimoodi olnud. Ja sus ütleb, mis asja te jamate siin praegusel, te teete sääsed nii tähtsaks. Ja aga need suured asjad te tegelikult peidate, kus see, ma ei hakka neid kõike salme taga ajama enam, eks. Ja et väljast on väga puhas, aga seest on väga rõve. Ja siis on muidugi niisugune üks positiivne nägemine veel täna. Mattiuse 23 ja 39 ja 38 ka. Vaata, teie koda jätakse maha. Ja ma ütlen teile, te ei näe mind nüüdsest enam, kui te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja see on selle Jeesuse vastuvõtmine, kes oli 2000 aastat tagasi Jeruusalemmas ja kes ütles seda. Mitte mingisugune uue messia tulek. Me ootame selle oma messia teist tulekut, aga mitte esimest tulekut.
ja osad inimesed ootavad ikkagi praegusel hetkel seda esimest tulekut justkui. ja sellepärast, aga ta ütleb, et asi saab korda siis, kui te ütlete, et õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Ja siis 24 peatükk, ta vaatab selle ta ilusat templit, jüngrid on vaimustuses, nii ilusad hooned. Tema vaatab ja ütleb 24:2, ütleb jälle positiivselt, Jeesus hakkas rääkima, eks te näe seda kõike. Tõesti, ma ütlen teile, ei jäta siin kivi peale, mis maha higistaks. No Jeesus, miks sa niisugust juttu räägid? Me täna juba ütlesime, et see on siit saadik niimoodi. Jeesuse sõnad on täide läinud ja täide jäänud praegusel hetkel. Ja siis, ütleme, nii ta on. Ja üks selline, ütleme, olulised kohad on tegelikult lugeda, väga huvitav koht, kui sa suudad veel mõelda ja kaasas olla, siis kuula need Jeesuse sõnad veel ära ka. Ja see on salmid siis 5 ja 6, 24. Paljud tulevad minu nime all, öeldes mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Jeesus hoiatab, et tema nime all tullakse eksitama. Ja siis on niimoodi, et 4. salm ütles, et vaadake, et keegi ei eksitaks, ja siis on räägitud, et edasi tulevad, nagu loomulikult kuulete sõdadest ja värkidest, et see on selline periood. Aga tähendab, sellises ajas on ka need eksitajad. Aga üks väga huvitav eksitamise koht on veel 23 salm, kus hakkab pihta. Kui siis keegi ütleb, ennäe, Kristus on siin või enne seal, ärge uskuge. No ütle tead, et tule Karja tänavale, et Jeesus on koguduses. Loed selle salmi juurde, ärge uskuge. Aga Jeesus ütles seda, sest tõuseb valemessed ja valeprohveteid. Kuule, eks meilegi on vahest jätnud natukese need, kes natuke kiivas oma asjaga on. Teinekord juhtub, siis pead selle ära tundma, kui on ikka hunt lambanahas ja tuli ka siia ilusat juttu rääkima. Ma ütlen, üks sul sedasi, kõik villatud naised, siia, hakkate sünnitama. Ma ei tea, et ükski oleks selle jutu peale sünnitanud. Aga igatahes tema teadis, siis tahtsid ju vägev olla. Minema ajasin selle. See on teie enam koosolekud ei tule. Arva, kui selliseid asju teed sedasi, tead, et lõpetad koosolekud ära. Helistasin Soome, ütlesid üks mässajate kamp, jah, sulle tuli sinna. Et õieti tegid, et nad ära ajasid. Ja sellepärast kallid nii see on, et käivad ringi need. Nad pakuvad suuri tunnustähti, imesid, et kui võimalik, eksitada ka valikuid. Aga siis Jeesus ütleb, et vaata, mina olen teile seda ette ütelnud, et niisuguseks jamaks elu siin maa peal läheb. Et need eksitajad on ka sellised. Nüüd üks selline lõik ja ma lihtsalt pean lõpetama. Ja see on 26. peatüki selline algus. Lihtsalt selline väga tüüpiline lõik sellest suurest nädalast. Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, ütles ta oma jüngritele. Need, mis ta templis rääkis, kõik lood ja asjad. Te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaifase kotta ja nad otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid, aga teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, muidu hakkab rahvas mässama. See oli selline, kuidas ütelda, et see oli see väiksem nõupidamine. Aga mis ei ole mitte meie eest varju jäetud Jumala vaimu poolt. See kõik on tegelikult meile Jumal oma sõnas lasknud kirja panna, mida nad tegelikult olid tegemas. Ja sellepärast, kallid, me elame selles ajas, kus kuri läheb kurjemaks ja sellepärast pole meil midagi imestada, et see kurjus siin selles maailmas on. Aga vaata, ta on niimoodi, et seda kurja tuleb ära tunda. Ühel korral ma sain sellise sõnumi, et vaata, praegu on see aeg, kus, kuidas ütelda, Kristuse järgimise hind tõuseb nagu nafta hind praegusel hetkel. Et vaata, me peame rohkem maksma. Saad aru, see surve, mis tuleb väljapoolt, see on raskem. Ja me peame selleks tegelikult valmis olema. Ja sellepärast on see nii, et ärme karda seda, sest et sõna ütleb sedasi, meil ei panna suuremad koormad. See on lühiajaline, kerge viletsus, millest meil tuleb läbi minna. Ja sellepärast on see nii, et ja Jeesuse palve, mis seal näiteks Johanneses 17 on, kuidas ta palvub meie eest, et ta hoiaks selle kurja eest, mis on siis selles maailmas. Ja sellepärast on niimoodi, et ma ütlen, et kurjus on. Vaiki, kui sina pead vaikima selle koha pealt ja ära sekkud, hoia seda seisukohta. Aga kui sa oled see Ester, kes sa pead häält tegema, palvetame eriti nende Estrite pärast, et need teksid häält tegelikult, kus on vaja teha. Sest need muutsid tegelikult terve rahva elu.
kes tegelikult, noh, ütleme, Ester muutis rahva elu, Daniel muutis rahva elu, Sadrak, Mesab, Abednego muutsid rahva elu. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et väga oluline on tegelikult ka siis tegelikult seda häält teha. Ja sellepärast on nii, et palvetage kõigi nende jumala sõna kuulutajate pärast, kes praegusel ajal peavad tegelikult ka häält tegema. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma ei usu seda, et jumal praegusel hetkel vaikiks selle kurjuse keskel. Neid hääli püütakse summutada, pange nende prohvetite suud kinni, tapete neid prohveteid, nii nagu Jeesus samamoodi ütles, et te olete prohvetite tapjad tegelikult. Te tegutsete nende asjadega, sest ei taha tegelikult tõde kuulda. Sest selle maailma võiks tõesti seda ei taha. Need kallid, ega ei olnud vast väga lihtne jutt selleks suureks nädalaks valmistumiseks, aga issand tahab, et me ei teeks seda kurjuse ja halbuse haputaignaga. Ja et me ütleme seda siis, me ei saa tagasi kutsuda oma maksusid, mis relvadele lähevad. Kui saaks, kutsuks tagasi. Aga me ei saa seda. Aga ütlen Jumal, et ma selle poolt ei ole. Et seda lihtsalt võetakse ja me lihtsalt peame siin olema. Aga nii nagu oli seal, ütleme, suurkohtus, kes olid, ei ole selle poolt. Sellel nädalal oli Joosep Arimaatiast, Nikodeemus. Ei ole selle asja poolt. Teate, sinu suhtumine sellel suurel nädalal, issandasse on kõige tähtsam. Amen. Tõuseme. Taevane isa, me täname sind, et sina räägid meiega. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et sina läkitad oma sõna. Isa, me täname sind, et sina oled see, kes sa oled valmistanud mäed ja kes sa lood tuule ja kes ilmutab inimesele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel. Issand, vägede Jumal on tema nimi. Ja Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et me oleme võinud olla täna sinu kojas. Ja Jumal, me täname sind, et sa oled täna meile avanud, mis oli Jesaja ajal, mis oli Aamose ajal ja mis oli Korintuses siis, kui Paulus kirjutas. Aga Jumal, me oleme selles praeguses ajas ja me ei taha olla mingisuguse pimedate silmadega, vaid isa, me tahame elada ja käia valguses, mõistes seda tegelikult, mis on toimumas. Isa, me täname sind, et sa oled ütelnud sedasi, et sina teed selle tarkade tarkuse lihtsalt rumaluseks ja sellepärast, Jumal, me lihtsalt oleme näinud ja näeme praegusel hetkel, kui palju on tegelikult rumalust siin selles maailmas. Aga isa, me täname sind, et sa saatsid oma poja meile tarkuseks, lunastuseks ja pühitsuseks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, Jumal, su püha vaimu eest. Juhi ja hoia meid selles kõiges tões. Ja isa, kiitus ja tänu sulle. Ja isa, me palume seda, et nii nagu see üleskutse on nagu olnud selle koha pealt, et me oleksime selleks pühadeks valmis ja et meie sees võiks olla hästi, meie mõttemaailmas võiksid olla asjad korras. Isa, aita meid õieti näha, mis on toimumas ümberringi. Isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.